täna on meil kolmapäev, 20. märts ja meil said siis sellised tavatöötegevused otsa. Ehk siis ma täna hommikul lugesin, et üleval Pruumi kohal jälle sünnib tsüklon või ta on juba sündinud ja teeb seal kurja natukene, aga ta liigub siia allapoole ja kui hommikul ma vaatasin, pidi ta siis jääma siin nagu rannikuga paralleelselt, siis nüüd ta on natuke suuna võtnud meie poole siia lõunasse ja kategooriaks 4, mis tähendab 200–250 kilomeetrit tunnis tuult. Ja ma nagu absoluutselt ei kujuta ette, aga mida see endast kujutab. Ja meile siis tulid tööülesanded, ehk siis me peame majades, kus inimesi sees ei ela, panema ära mingeid lahtiseid asju, mis seal on, prügikastid ja kõik asjad lihtsalt kuskile peitu ära, sest et kõik lendab ja kõik on katki muidu pärast. Mulle helistas ka mu sugulane, kullakesed, kas te ikka teate, et tsüklon tuleb ja minge varuge endale mingit sööki. 2 päeva ei pruugi olla elektrit ja ma lihtsalt ei kujuta ette, aga see peaks tulema meile siin laupäeval. Nii et ma tõesti ei tea. Aga kui mulle sugulane helistas, siis ta oli just poodi minemas, et osta mingit riknemiskõlblikku sööki ja ta ütles, et ta mees ütles talle, et kuule, et võtta väljast mingi käru, mis nagu on seal kogumispunktides, et sees ei ole mitte ühtegi käru enam. Nii et ma arvan, et kui meie nüüd tahame kuskile poodi midagi osta, siis on täiesti tühjus kõik, et kui me Pruumi läksime, siis oli ka mingi tsüklon kujundas ennast ja oli oht, aga nüüd on nagu üpris kindel, et see ka siia jõuab ja kategooria 4 on nagu väga rets. Mis siin on? Väga agar soping. No nii, mis me siit saame siis? Mitte muffigi vist. Kuule, me saame siit teha. Too on ka elektri pealt ja. No nii, täna on siis järgmine päev. Tsüklon järjest läheneb meile. Mina endiselt tegelen sellega, millega eile, ehk panen mingeid lahtiseid toole, laudu, prügikaste kuskile peitu nendest. Nende majade valdustes, kus keegi ei ela. Ja ühesõnaga ta on suuna võtnud natuke rohkem siia lõuna poole ja ohustab siis 4. kategooria tsüklon meid. 5 on siis kõige kõrgem ja nagu näha, siis poes ei olnud eile väga midagi saada. Ehk siis mina ostsin lihtsalt meile puuvilju, tuunikala konservi, hommikuhelbeid, müslibatoone, et eks näis, ta peaks siia siis laupäeval jõudma ja bensiinijaamades on lihtsalt meeletud järjekorrad, et kui tsüklon tuleb, siis pannakse paagid täis, et auto oleks raskem. Ainuke asi, mille pärast ma kõige rohkem muretsen, ongi see, et ma lihtsalt soovin, et meie auto vähemalt terveks jääks või meie autod. Et see nagu nii hulluks ei läheks, et kõik lendab ja kõik on nagu täiesti maatasa. Inimesed selles suhtes valmistuvad korralikult siin selle sinise hoiatusega, mis väljas on, et isegi täna oli vesi kõik otsas, et kui nüüd saialetil juba mingeid asju oli, sest et siin on nagu see kohalikud ahjud on seal saialettide taga ja siis nad muuku küpsetavad, et inimesed saaks saia osta, aga vesi vist pidi homseks jõudma. Ja see ei ole nii, et ma lihtsalt lähen vaatan, kus inimesed sees ei ela, umbes, et iga maja juurde lähen, kus autosid ei ole, vaid see on siis kindlalt haigla majad, kus siis praegu mõni arst sees ei ela. Neid vaatan üle. Mitte lihtsalt ei sõida tervet linna läbi. Siin on muidu täiesti pillitu ilm kogu aeg, siis koguneb vaikselt. Tal on 2 päeva aeg veel. No nii, vahepeal oli mingid uuendused ilma osas. Tõenäoliselt siiski on tsüklon 4. kategooria oma, mis meieni jõuab. 280 kilomeetrit tuult.
ja ta lubab päevas 400 kuni 500 millimeetrit vihma. Ehk siis, kui see saab nii olema, siis tuleb meile tuppa vesi. Timo on muidugi väga elevil, tema arvab, et tema läheb paberilennukid lennutama. Mina hea meelega sõiduks koju ära. Nii siis täna reede hommik ja me hakkame tööle minema. Praeguste arvestuste juures on Veronika on tema nimi siis ja on ta 5. kategooria ookeani peal ja kui ta jõuab siia maapinnale, siis ta on siuke 4. ja 3. kategooria vahel, aga see torm on siis täpselt sellel ajal, kui on aasta kõige kõrgemad tõusud. Ehk siis, kui ta sajab nagu täpselt tõusude ajal või üleüldse tegelikult ta tõstab neid tõuse mingi 4 meetrit või rohkem. Ja see Karrata on siis siuksel väga madalal pinnal ja kõik majad on väga madalal, et on ka juba evakuatsiooni plaanid välja antud, et kui sul hakkab kodus uputama, siis mis tee kaudu, kuhu sa evakueerima pead. Aga hetkel me siis oleme tanklas ja tangime täis oma autod, kui meile siin midagi veel jätkub, sest väga paljud on kanistritega ka, et kui elektrit ei ole, siis nad kasutavad generaatorit. Aga meie tangime enda autod täis lihtsalt, et auto oleks natuke raskem ja ootame siin praegu järjekorras. Jätke mulle palun ka kütust. Kene siis ka õueolukorras, ma loodan, et mind jääb ka kuulda peale selle tuule. Taevas kisub aina rohkem pilviseks. Tuul tõuseb kenasti. Et kui eile hommikul oli veel ka natuke päikest ja hakkas nagu kergelt pilve tõmbama, siis nüüd on nagu aru saada, et mingid tormipilved meile lähenevad. Ja õhk on selline hästi-hästi umbne ja niiske, nagu siis, kui ka Eestis mingi äiksetorm tuleb lihtsalt, et äiksetorm on nagu tsükloni väike beebi, et eks näis, kuhu asjad kujunevad, et nagu siis praegune uuendus ilma osas ütles siis või näitab, siis homme öösel pühapäeva hommikul peaks siis see kõige hullem laks meile jõudma. Ta liigub vaikselt Isamaa poole edasi ja seal ta siis nagu vaikselt sureb. Hakkas ka sadama, eks vaikselt see suur pilv hakkab meile peale jõudma oma äärmiste osadega, et kui vaadata kosmosepilti, siis see pilv on nagu jõhkre või see keeris, mis seal on. Ja nad räägivad, et Karratas ei saja kunagi. Kes ütles, et siin ei ole 3 aastat sadanud, kes ütles, et siin ei ole aasta sadanud. Ma ei tea, me oleme siin 4 kuud olnud ja näen teine vihm ja saame korraliku tsükloni ka juba kogetud. Siis tsüklon jõudma ja meil on selline varjualune, kus on autod. Timo on siin nurgas, temal mingid puud ei ohusta ja vastu midagi ei lenda tänava pealt. Alguses panime siis minu auto siia äärde, aga siis ma vaatasin, et kurat, et tal on nagu maru suur puu täpselt selle taga, nii et aja mida siia vastu väiksesse kohta. Ja vahepeal siis saime ka teise auto, aga eks ma võib-olla räägin sellest hiljem. Nii siis tulime ringile või lähme teeme ringi linnale. Vaatame, kas inimesed veel asjatavad linnas ringi. Hetkel on ilm selline Eesti tormilaadne. Eile õhtul anti siis kollane kood välja, mis tähendab siis seda, et ole valmis nagu peitu pugema. Nii kui tuleb punane, siis sa pead toas olema ja kuskile sa rohkem liikuda ei tohi. Valmistuge, koguge asju ja olge valmis minema ära koju. Ja me tulimegi siis vaatama, mis siin linnas toimub, et paljud söögikohad ja asjad on kõik kinni, aga näiteks hommikul siis kuulsime, et
Mäkis oli mingi jõhker järjekord ja tõenäoliselt on siiamaani, et lähme vaatame, mis toimub ja kas kuskil ka on näiteks juba mingi suur kogum vett, sest et tegelikult on nagu hommikust saati siiski nagu sadanud. Nagu näha, KFC on kinni. Poed on veel lahti. Saab osta vett. Toidupoed pidid kinni minema siis, kui tuleb punane hoiatus, ehk siis, et ruttu koju. Ruttu koju ja välja tulla ei tohi. Ja enne kui tsüklon on täiesti möödas. Kui luba on uuesti antud, sest kui sa punasega lähed välja uitama, siis viiakse sind ära. Kuskile. Trahvi võid ka saada. Siin on eraldi kiviblokid toodud, et masinad kinni hoida. Konteinerid kinni hoida. Aga Mac täies töös. Tuuakse vist isegi kaupa. Ja soovitatakse tegelikult süüagi seda väljas süüa, ühesõnaga, et hoida kokku sööki, mis on koju varutud ja Mac oli seest ka inimesi täiesti täis lihtsalt. Ja kui siin muidu ookeani ääres lained ei ole väga, sest kuna praegu kuradi meri mürgeldab, lained on täies hoos, siis mõned inimesed arvasid, et on kena surfama minna hommikul. Terve rand oli täis surfareid olnud. Tund aega tagasi oli siis tõus. Vesi on siiani üpris kaugel, ütleks. Tavaliselt on siin ilusti kivid ja asjad kõik näha, aga hetkel ei ole mitte midagi. Ja Timo on väga õnnelik, et sai esiveoga sai driftida. Talju jäi vahele, nii et siin Mudaplennis sai oma esiveoga natuke driftida. Meie linn uputab üle kõik. See on sabanud siia. Timo teeb nalja, need on soolaväljad siin tegelikult. Ei ole kunagi aru saanud, et nii suured on tegelikult. Ja nad on praegu nagu täiega vett täis hetkel. Et ikkagi sellest nagu mingil määral luputab, et võib-olla ongi lastud täpselt täis. Ja ka päris täpselt. Akna on nüüd kenasti täis, aga ühesõnaga see on siis suuke sooala siin ja selle taga on ookean ja see ongi siis ala, mis ohustab üle ujutada madalamaid elurajoone. Aga nagu näha, siis hetkel siin on veel päris kuiv. Ja kui homme see sahmakas ja päris möll kohale jõuab, siis midagi veel hoiab tagasi. Mingid väiksed lombid on näha, aga ma mõtlesin, et äkki on siin ka juba kõvasti vett. Oho! Neliku edulaisi meie ees ringil viskas perse ette isegi. Nii mingid väiksed lombid näha, aga ei midagi suurt õnneks. Siin on maa nii kuiv, et ei tõmba vett sisse, kõik jääb vee peale. Vett läheb avastama, jääb kinni sinna. Meil ülemus ütles, et kui sa siia kuskile kinni jääd, siis ega sa välja ei saa ja lihtsam on auto jätta siia sohu sul, kui hakata helikopterit kutsuma, et selle välja tõmbaks. Meie kodutänav. Vaatame, kas pärast on midagi teistmoodi kah siin. Zeebrilast on küll siit läinud.
nii, me tegime siis väikse tiiru linna peal ennem, et vaadata, mis ja kes kus liigub. Üpris vaikne oli ja nüüd Timo silikoonib meie teise välisuksega kinni igaks juhuks, sest vihma tuleb palju, oleneb sellest, kuhu see tsükloni silm siis tabab ja kus ta kõige rohkem kurja teeb. Praegu just paar minutit tagasi tuli uus uuendus ja näitab, et siiski kui rannikule jõuab tsüklon, siis ta on kategooria 3. Aga eks näis see võib ka muutuda, sest et 12 tundi on veel aega selleni, kuni ta siis täitsa rannikule jõuab, aga tuul on üpris tugev, juba ütleks siuke nagu Tallinna sügistormituul. Vihma ka sajab. Et eks näis, et ta nii varahommikul siia jõuab, siis vaatame, kas süsteem peab vastu või ei pea üldse. Jah. Siis me ilmselt magame, võib-olla ärkame üles, äkki kolistab nii kõvasti, et ei teagi. Aga praeguse ennustuste kohaselt on tsükloni silm siis tabamas kõrvallinna 200 kilomeetri kaugusel. Ja kui see tabab, siis ta põhimõtteliselt uputab terve linna üle. Et loodame parimat. Ja nüüd on natuke kell 6 läbi, kell 6 tuli meile Karratale punane hoiatus, nii et me oleme kenasti nüüd siin toas. Eks näis kui kaua, nii kaua kuni kõik on möödas. Pühapäeva hommikut. Terve öö on meil siin norm tuuleke vilistanud igal pool. Mina reaalselt vist vaatasin iga tunni tagant kella ja ehmatsin mingi asja peale ülesse. Aga me oleme terved, hetkel on meie autod ka terved, kui ma aknast välja vaatan, siinpool mingeid puid murdunud ei ole. Aga kui mingis Karrata Facebooki grupis ringi vaadata, siis on igast jampsi ja puid ja lehti kõik hoovid täis. Aga ta siin veel mingi 12 tundi möllab tänase päeva ja öö. Nii et eks me näe, mis siit veel tuleb. No nii, meil on kätte jõudnud pühapäeva hommik. Esmaspäev on tegelikult, aga okei. Okei, ja meil on esmaspäev tegelikult tõesti. Ja eile hommikul siis oli tsüklon ennast meie poole ära keeranud, kuskil Port Hedlandi ja meie vahel, ehk siis Port Hedland on mis 200 kilti seal vahel, ta hakkas kurja tegema ja siis oli, et ta liigub meie poole. Ta on terve päeva ja öö meie poole liikunud, siiani ta ei ole ikka veel jõudnud ja ta on hetkel siis kategooria 2, ehk siis ta enam nagu midagi väga hullu ei ole, aga samas me oleme ikkagi punase hoiatusega toas, sest lubatakse ikkagi umbes mingit suurt vihma ja suurt tuult. Kuigi kui praegu vaadata õue, siis on lihtsalt siuke tavaline sügisilm. Tuul on küll mingi pooled puulehed minema saatnud, nii et ma ei tea, eks näis, kui me siit kunagi välja saame, siis mis need palju siin puid pikali on, aga meie parkla 2 suurt puud on vähemalt püsti, nii et all good. Eks näis, kas see tsüklon üldse tuleb siia või mis ta mõtleb, ta on väga kapriisne naine on see Veronika. Siuke täitsa tavaline sügistormi ilm on meil siin esmaspäeva lõunaks, et kuskil natuke ookeani kohalt läheb mööda. Lubatakse veel mingit vihmast ja tuulist ilma õhtuks, aga kõige hullem peaks möödas olema. Lõpuks on teisipäeva hommik, lõpuks on kõik möödas, võime oma kodust välja minna, nii et 3 päeva olime me toas, vaatasime filme, vaatasime sarju, vaatasime YouTube videosid, mida iganes, magasime ja nüüd ma lähen käin poes.
siis süüa on vaja hakata tegema. Jälle, eks näis, kas nüüd midagi saab ka. Võtsin ära käia ja nüüd meid kutsuti tööle. Kui näha, siis kuigi meil öö otsa sadas, aga eile päeval siis sohu nii-öelda on täitsa kuiv veel, nii et meie jalad ja kodu jäi kuivaks. Aga sõidame nüüd natuke siis ringi ja vaatame, mis ja kui palju siin pikali on. Enamus märgid on kõverad. Mõni üksik puu ka, aga praegu väga hullu ei ole midagi. Siin on vedanud, et ei ole maja peale või autode peale kukkunud see jurakas. See on massiivne. Ups. Siis karm seadus on, et sa ei tohi selle punase hoiatusega välja tulla, aga üks siis eile õhtul arvas, et tema ikka peab tulema sõitma ringi siin. Ja on käinud kenasti üle katud, et ma ei kujuta ette, et kas see inimene üldse ellu on jäänud. Aga või siis on lihtne variant, et vesiliuk tekkis, sest eile õhtul nagu saadus päris kõvasti, aga võib-olla kunagi uudistest saame lugeda. Päris kurb. Pani. Enam ei ole. Enam nietud frangipaan. Teeme siis väikse kokkuvõtted selle tsüklonile. Et tegelikult meil väga vedas, et see tsüklon nagu aina maha rahunes, et ta ei jõudnud siia kategooria 5. või 4. Meieni ta isegi ei jõudnud 3. Et kui ta oli 4. ja 3. kategooria, siis me saime tunda lihtsalt tema tuuli, mis on siis rapsinud mõned puud ja aiad maha, nagu näha. Aga et kõige hullemast me siiski pääsesime, et siin oli suuremal osa ajal lihtsalt suurema osa ajast, lihtsalt siuke suur Eesti sügistorm. Et tegelikult meil isegi 2 päeva ei sadanud vihma, aga siis nüüd eile päeval ja täna öösel sadas vihma korralikult ja täna on ka mingid hoovihmad. Et tegelikult meil väga vedas, kodu on terve, autod on terved, ise oleme terved, nii et võib öelda, et tsüklon on üle elatud ja näeme järgmises videos.